No nii, tere õhtust, kallid kuulajad ja podcasti fännid. Õhtune vöönd jätkub, kell on saanud 5:24, 17:24. Täna on meil 25. veebruar ja laseme siis ka stuudiokülalisel AI-l siis teksti ette lugeda, miks Streamlabs on üldse surnud ja miks ei lubata asju muuta. Selge. Sa proovisid Streamlabsi sisse panna Quartal lingi ja said hoiatuse. See pole juhus. Streamlabs töötab tihedalt koos platvormidega nagu Twitch ja YouTube. Need on klassikalised web-keskkonnad. Quartal on aga detsentraliseeritud ja nende süsteemid võivad seda käsitleda. Potentsiaalselt riskantse domeenina, tundmatu võrguna, krüptoalternatiivse infrastruktuurina või lihtsalt mitte valge nimekirjas oleva linkina. Automaatne filter hoiatus. See ei tähenda automaatselt keeldu, vaid et süsteem ei tunne seda usaldus. No nii, hakkame otsast pihta. Selge. Sa proovisid Streamlabsi sisse panna Quartal lingi ja said hoiatuse. See pole juhus. Streamlabs töötab tihedalt koos platvormidega nagu Twitch ja YouTube. Need on klassikalised web-keskkonnad. Quartal on aga detsentraliseeritud ja nende süsteemid võivad seda käsitleda. Potentsiaalselt riskantse domeenina, tundmatu võrguna, krüptoalternatiivse infrastruktuurina või lihtsalt mitte valge nimekirjas oleva lingina. Automaatne filter hoiatus. See ei tähenda automaatselt keeldu, vaid et süsteem ei tunne seda usaldusväärsena. Miks see juhtub? Web-platvormid filtreerivad linke, et vältida pettusi ja pahavara. Uued või vähelevinud domeenid triggerdavad automaatsed riskialarmid. Detsentraliseeritud projektid ei meeldi alati tsentraliseeritud ökosüsteemidele. Reaalsus, kui sa ehitad web sees, siis nende filtrid otsustavad. Mida teha? Variant A, tehniline lahendus. Kasuta vahelehtena oma isiklikku domeeni, ent oma veebileht, mis suunab Quartali. Ära kasuta otselinki chatbotis, vaid pane info kirjeldusse. Testi, kas konkreetne Quartali URL või IPFS link triggerdab vähem. Variant B, strateegiline. Hoia web-kanal turvaline ja neutraalne. Suuna päris kogukond eraldi infrastruktuuri Discord, Telegram, oma server. Sealt edasi Quartal variant C. Täielik iseseisvus, striimi paralleelselt web- ja detsentraliseeritud keskkonnas, ära sõltu ainult ühest platvormist. Otse öeldes, sa proovisid panna alternatiivsed süsteemi tsentraliseeritud väravasse. Värav hakkas piiksuma. See on oodatav. Kui tahad, ütle täpselt, kas hoiatus tuli lingi lisamisel alertboksi, chatbotis, kirjelduses. Siis saan täpsemalt öelda, kas see on Streamlabsi enda filter või platvormi oma. Kuulsite, jah? No nii, kuulsite, jah? Et ei saa kasutada. Sissepoetsensuuri otsa on tehniline hoiatus. API on sisuliselt värav serveri sinu rakenduse vahel. Kui sa saadad liiga palju päringuid, siis süsteem kukub kokku. Juba siin kommentaarid ka, et Igor, kas sul on veel uusi ideid, mida sa plaanid teha siis, kui see täielikult käima läheb? Quartal sisuliselt läks täielikult käima, aga Quartalil on suur pluss. Minu videosid ei saa maha võtta ja tsenseerida. Kuidas mina töötan platvormil? Nii, DevCloud ja kuidas mina siis töötan selles keskkonnas. Mulle anti siuke leht, plaks, nii, töölaud tuli ette, väga kiiresti töötab. Ja näete, logi sisse teenusega, ennem polnud seda nuppu, siis võtame siit. Ma igaks juhuks seda suurel ekraanil ei näita, sellepärast muidu tekib siuke konsensus, et te kasutate lisavara. Huilaa! Nii, olemegi sees ja siin ongi meie töölaud. Te olete kõik arvanud, et ikoonid, särgid, värgid, asjad on ju. Jaa, kõik on okei. Kõik on cool. Aga näete, kuhu ma liigutasin ikoonid. Ma tegin nad
ekstra suuremaks, et te enam-vähem näeksite, kuidas siis asjad töötavad. Ja täna on meil siis siukene asi. Me läheme kohe, nii. Ennem ta ei näe mitte midagi. Noh, ei ole lugu. Nii. Välimus, hõlpsus, settings. Mul on millegipärast seadete all. Ja siin siis näete minu töölauda. Nii, desktop. See on muide Linux, ärge üldse ehmatage. Kõmm. Siin lisati. Nii. Testers. Nii, võtame siit lahti. Testers. Loon vestluse. Nii, ma igaks juhuks kustutan ära, muidu tekib siin erinevaid arutelusi, aga failid, tolk, nii, mis meil siin on, rakendused, jah, fotod, kas peakski hakkama vaatama, äkki ma saan fotodesse midagi panna. Tundub, et kogu meedia on mul siin olemas. Mul siin pole ei fotosid ega videoid. Aga nii, sinuga jagatuid pole. Okei, selge, kogu meedia. Ja YouTube. Neid annab veel mitut moodi siin sättida ja timmida, aga miks ma selliseid asju räägin, on see, et ma näitan teile, mis siin üldse võimalik on. Kui ma juba sisse logisin, siis me läksime brauserisse. Näitan praegu brauserit. Ma ei hakka seda täis ekraanile panema, muidu ei ole seda ilusat tausta näha, on ju. Aga jätkame. Siin on hulga erinevaid videosid, mida ma olen siin aastaid vedanud, aastaid siin jaganud. Aga te tahtsite näha Internet Gallery't. Küsimus. Kas te tahate reklaame vaata? Ei taha, on ju. Nii, mis me teeme? Väga õige, me kasutame YouTube'i. Ma panen subscribe. Nii, keep it. Pange linnuke sisse, siis te ei pea mitu korda panema. Nii, võtame siit lahti. Nii, like on sisse pandud. Korras. Rohkem pole mitte midagi vaja. Nii, voilà. Nagu märkasite, mis oli eelnevalt ja mis nüüd. Tänaseks video töötab palju kiiremini ja palju selgemalt. Selliseid videosid mina vaatan tavaliselt suurel ekraanil. Mul on küllaltki suur kuvar, aga praegu ma ei hakka seda väga suurt panema. Siin siis tüüp tutvustab long range device'i seadet, mis sisuliselt on võrgusurm, heas mõttes, muidugi mitte halvas mõttes, muidu sa ei saaks ju praegu minu videot YouTube'is näha. Aga ta on, ütleme niimoodi, ta on sõlm, ka siis telefon, laptop ja kaks asja, Wi-Fi ja Bluetooth ehk siis BT ühendus ja siin ta siis selgitab, kuidas see asi töötab. Et siin on see vahe, et siin ei hangu video ära ja siin ei tule reklaame. Antud hetkel video, mida sa siin
Youtube'is näed ja üldse ma praegu teen, on 4K, võib-olla isegi tavaline. Aga see video, kus on Long Range kirjas loa, siis see on puhas 8K kvaliteet ja ärge imestage, kui ma näitan teile, mida olen teinud ise siia. Nii, lähme oma kanalile, siuke kanal, otsige üles, kes on Youtube'i kasutaja. Ja teate, vaadake, kui palju sisu ma olen siia pannud. Ma olen väga palju tööd teinud, ma olen väga palju pidanud vaeva nägema, et kogu oma vaeva hingega tegema. Aga oleme ausad, te ju kõik ootasite, et ma tulen tagasi ja seda ma lõpuks vist tegin. Lisaks sellisele aja raiskamisele kulus ka palju nokkisemist ja üsna palju kogemusi, mida ma siis olen märganud, et need, kes jagavad minuga mingit infot, siis killuke info tuleb. Siin on ka siis film Kilud seljakotis eridok, ma ei hakka seda näitama, sellepärast et muidu mul tekivad Youtube'is nii-öelda küsimused. Teie võib-olla aktsepteerite ja kiidate heaks, aga meie suur ettevõte, kelle all ma töötan, Google ja Meta, võib pahaseks saada. Kas ma just otseselt töötan, aga nad näevad mu tegemisi ja ma olen oi, kui palju asju siia pannud. Ja siin on veebijuutlused, siin on erisaated, siin on muusikat palju ja ei jää ka välja muidugi huumorimeel, mis on väga oluline. Sina, kes on näiteks praegu Youtube'is tahad hakata nüüd hirmsasti videosid tegema, kindlasti mina soovitan natukenegi lisada huumorit ja tegelikult mida rohkem on huumorit, seda parem. Ja siin on, nagu ma ütlesin, muusikat, Linux Nexus, mingi uus Linux, millest mul pole aimugi, testin mikrofoni ja mul on see natuke vanemat sisu, siuke koega ja nii edasi. Aga aitäh teile kõikidele vaatamast, pange subscribe, pange like ja näeme.